reaalselt. Jabadabadu. Mul peaks olema keelatud selles podcastis tantsida, sest see on nii piinlik. Miks? Kas sa nägid mu liigutusi praegu? No, ma nägin ainult enda omi. Kui te mõtlete, millest me räägime, siis parem oleks te tulete meid YouTube'is visuaaliga vaatama, sest me oleme ametlikult full on video podcast. Kui ma editasin meie esimest episoodi koos, ma sain aru, et me ikka mängime räigelt video peale, nii et parem oleks, et te tulete kohe siia. Ja no sest et te jääte muidu väga paljust juba outfiti poole pealt ilma. Kogu tehnilise poole eest täname me siis meie tehnilist partnerit Karjääri stuudiot, kes aitab Maria vaimset tervist hoida korras sellega, et nad... Oh my god, see muusika läks uuesti. Ei, kui halb. Okei, nii. Ühesõnaga, me täname Karjääri stuudiot, sest nad aitavad meil hoida korras Maria mentaalselt tervist läbi selle, et ma ei pea neid podcast'e monteerima. Palun, kui te nüüd ei ole ka veel tulnud visuaali vaatama, siis nüüd on see viimane moment. Yeah. Me oleme isegi ennast riietunud täpselt nii, et Maria on hetkel siin üks äärmus ja mina olen täiesti teine straight from Hogwarts. Me tegelikult olime mõlemad lipsudega, triiksärgiga ja siis mul tekkis peaaegu paanikahoog seal triiksärgi seljas. Selle triiksärgi sees. Kui sa ronid triiksärgi sees? Sest mul oli tunne, nagu ma oleks tagasi gümnaasiumis ja mul hakkas nii ebamugav ja siis nüüd ma representeerin seda laiska äärmust ja ma isegi ei viitsi seda pusa enam seljas hoida. No mina ei osanud isegi lipsu siduda nagu vaadake. Aga nii on, see on okei. Sa näed väga armas välja. Okay, ja, võib nüüd selle vist ära võtta. Võib nüüd ära võtta vist, jah. Kas sa arvad, et me ei ole nüüd valmis, ma hüppan sügavalt sisse nüüd? Nagu sügavalt teema sisse. Valmis. Sorry, ma ei suuda. Kas sa arvad, et me töötame selleks, et elada? Nii dramaatiline. Või me elame selleks, et töötada? Ja ma soovin isiklikku ja ühiskondlikku perspektiivi. Jeesus. Mina olen tegelikult suht siuke, ma ei tea, kuldsel keskmisel teel arvamisel. Oled arvamuse koha pealt kuldsel seal keskel kuskil, jah? Kerge mõtte paus. See on okei, take your time. Mul on lihtsalt, ma ei tea, ülemeelik toju, aga ma arvan, et me kindlasti töötame, et elada. Ja sa mõtled selle all seda, et me töötame selleks, et saada vahendeid selleks, et elada? Mingil nagu määral kindlasti, aga samas me nagu elame, et töötada ka, kuna kui sa teed juba, kasutan sellist noorte pärast väljendit nagu eos, kui sa teed juba eos seda, mida sa armastad, siis sa tegelikult ju töötad ja elad samal ajal. Kui sa said aru? See küsimus läheb segasemaks iga kord, kui ma selle peale mõtlen. Enne kui ma hakkasin rääkima, ma olin nagu, mis see küsimus nüüd oligi? Tead, kus see tuli? Ma vaatasin ühte Netflixi sarja, Emily in Paris. Muidugi. Ma ei vaadanud seda lõpuni, sest see oli nii halb sari. Aga äski hakanud vaatama. Seal siis oligi üks noor naine, kes läks Ameerikast Prantsusmaale tööle. Vahetas töökohta. Ja siis seal räägiti, nagu need prantslased, nagu see kultuur oli nii erinev. Siis ta rääkis, kuidas ameeriklased elavad selleks, et töötada. Nende nagu põhieesmärk elus on näha vaeva teha tööd. Aga prantslased töötavad selleks, et oleks need vahendid, et elada seda imelist elu. Ehk nagu seal oligi see, et need inimesed, kes nii-öelda töötasid selleks, et elada, rohkem nautisid oma elu. Ja teistpidi nagu need, kes siis elasid selleks, et töötada, need olid nagu need rügavad ameeriklased selles kontekstis. Sealt mul see küsimuse idee tuli. No selles mõttes, et täiega on see, et ilmselgelt selleks, et nautida, sul peavad olema mingid vahendid. Aga nagu töötades selles mõttes, et kui sa töötad iga päev, oletame mingi seal 10+ on ju tundi, kui sa töötad ju kogu oma elu maha, siis nagu sul ei ole seda aega, et nautida või oma nagu vahendeid kulutada või nagu omast kogemusest, kui kunagi ma olen töötanud suht pikki tööpäevi ja lõpuks, kui sul tuleb see mingi, ma ei tea, nädalavahetus või mingi 2 vaba päeva, siis mis sa oled plaaninud sinna nagu kunagi tegelikult ei toimu, kuna sa oled lihtsalt nii väsinud ja sa tahad lihtsalt neid 2 päeva, kus sa ei tee otsas mõttes mitte midagi, vedeled voodis ja kõike sellist, seega ma ei tea, no peabki lihtsalt mingi kuldse keskmise leidma. Nagu, et sa töötad
ehk siis ma ei tea, loodetavasti teed seda, mida sa tahad ja mida sa armastad, aga samas nagu elad ka. Kuigi samas jällegi nagu ma saan aru täiesti sellest nagu perspektiivist ka, et sa oledki nagu sorry, mul on reast kõrini sellest õppimisest, mul on täiesti nagu suva praegu, mis see tööelu nagu on ju, et küll ma jõuan kunagi hiljem seda tööd rabada, ma lähengi, võtan praegu omale, ma ei tea, selle 6 vaba aastat on ju, ja teengi mis iganes ma soovin, lähen, ma ei tea, Balile lähen, Ameerikasse lähen, ma ei tea, Indiasse on ju, reast vahet pole kuhu ja lihtsalt avastangi kõike, kuna mul on tegelikult siuke tunne ka, et ikka veel tegelikult me kõik usume seda, et kui hiljem tulevad mingi lapsed, siis enam ei ole võimalik ja nii edasi, nii et väga paljud nagu kuidagi panustavadki praegusele nagu noorusele või ajale nii-öelda, et see pöörata enda kasuks. Ma ei tea, kas see oli loogiline, aga... Mu mõte läks täiega rändama praegu, tead, kuidas see juhtub, kui sa oled nagu, mitte ainult podcastis, aga sa oled mingis vestluses inimesega ja sa nagu, su mõte läheb nii palju ettepoole su jutus, et sa jooksed räigelt kinni. Ai, mul on alati nagu mingi ülitähtsatel asjadel nagu mingi reaalselt kunagi, mäletan, me pidime mingi presenteerima oma kohvi kuskil ja hakkasin ka rääkima midagi, siis mõtlesin juba ette, siis mul läks täiega nagu kõik jutt sassi ja ma olin seal lihtsalt mingi ja siis ma mäletan ka, mu partner oli kõrval mingi pärast ma olin reast mingi appireast vabandust, oli nii fucking piinlik. Ma täiega tahan edasi minna jooksvalt sinna, kuhu mu ajuga tegelikult juba läks, mis oli see küsimus, et või nagu nii, kas me lihtsalt võime rääkida, kuidas nii-öelda ühiskondlikuid asju on tegelikult nii raske hinnata, kui sa mõtled üleüldse selle peale nagu, mida sa oled uudistes, mida sa oled sotsiaalmeedias, mida sa kuuled inimestest, kogu aeg kasutatakse seda väljendit, et valdavalt meie ühiskond liigub sinna poole või valdavalt ühiskonnas on nii, aga nagu kes suudab hoomata, kuidas see päriselt on ja mul on siia üks ülilamp mõttekild vahele tuua, ma loen hetkel sellist raamatut nagu Faktitäius, mis räägib sellest, kuidas me saame faktidest meie ümber nii suurel määral valesti aru ja kuidas meedia ja eelkõige ajakirjandus toob välja need äärmused, aga 90% inimesi on tegelikult vahepeal. Ehk samamoodi nagu meile tundub, et on äärmus nagu see ületöötavate noorte ja täiesti laiskade noorte, et on nagu 2 suurt äärmust, siis ma olen tegelikult kindel, et 90% inimesi on seal vahepeal. Aga see tegelikult kinda ongi nagu loogiline ju, et ühiskond ongi nagu see, mis on 2 äärmuse vahel. Ja, aga kui sa vaatad seda, mis räägitakse meedias, siis sulle nagu inimesele, kes ei oska nii mõelda, võibki jääda mulje, et ongi nagu ainult 2 äärmust. Ja tegelikult võimalik, aga ma vist ei ole ise tegelikult niimoodi nagu mõelnud kunagi, aga ma ei tea, minu jaoks ongi nagu see on nüüd väga nagu selles mõttes no offense, aga minu jaoks on nagu ühiskonna nagu kui mõiste kuidagi olnud alati üli eemale tõukav või nagu ma ei ole väga olnud see, kes oleks mingi, ma tahaks täiega nagu kuhugi, ma ei tea, ühiskonna mingi kindlasse gruppi nagu kuuluda, kuna see on jällegi sildistamine, vaata. Ja sildistamine on see, mis minu arust võtab nagu ühiskonna kontekstis selle ühise, nagu selle sõna liite nagu eest ära, sest et on täiega ju eraldus. Toimub eraldus. Jaa. Vot. Täiega hea mõte. No ühesõnaga meie mõte on selles, et enamus inimesi on vahepeal, aga me tahame ikka sellest äärmusest rääkida. Me ikkagi lisame juurde sellele kultuurile, et tuuakse välja äärmusid, aga ma arvan, et see on lihtsalt see mõtteviis, mida ma nüüd kohe hakkan kirjeldama, on see, mis tegelikult ma arvan, et paljude noorte peas hetkel on, mitte ainult nende, kes seal äärmuses on. Ja selle äärmuse all, mis ma mõtlen seda, et sa oledki mingi ma ei tea, gümnaasiumi lõpetasid ära, sul pole aimu, mida sa tahad teha, see on see peamine, ma ei tea, mida ma oma eluga tahan teha, on ju. Et nagu seda ma mõtlen, pean äärmuse all silmas, aga kõik need, kes sinna keskele kuuluvad tegelikult. Ja mul on tunne, et see mõtteviis, mida ma nagu ise olen hästi palju kohanud, milles ma ise olen olnud palju, ongi see, et sa oled kuulnud sellest, et kõige parem on tulevikus tegeleda millegagi, mida sa armastad, on ju. Ja et sa pead leidma oma kire, sa pead leidma oma passioni in life. See passion in life, see on nii vastuoluline sõna minu jaoks, sest ühelt poolt see on nii nagu see, mida ma ise täiega tahaks kasutada, teistpidi see on nii häige bullshit, et mu aju nagu, see on nii üle leierdatud see sõna. Siis mul ongi tunne, et see on täpselt see mõtteviis, et ma tahan leida oma selle kire elus ja ma nüüd nii kaua ootan, kuni ma selle kire ükskord üles leian. Eks sa nagu ootad midagi, mis tegelikult ei tule minu hinnangul kunagi paugu pealt niimoodi. Kas sa oled selle nagu, palju sa ise tunned, et sul see mõtteviis on olnud ja palju sa oled inimesi kohanud selle mõtteviisiga?
ma ütlen nii, et ma tegelikult olen olnud ise mõlemad inimesed, et või tähendab nagu mõlemad äärmused. ja, et ma olen olnud kunagi täiega see inimene, kes on mingi, see asi mulle ei meeldinud, mingi see pole mu kirg, et mingi ma lähen proovin nüüd ükskõik mis järgmist asja, et peaasi ma leiaks selle. Aga samas nagu nüüd ma olen nagu kinda täiesti see vastupidine, et nagu kui see tuleb, ma nagu ilmselgelt mulle meeldivad mingid asjad, aga võiks olla ju vaata veel miski, mida tehes sa oleks mingi, vau, et ma ikka nii naudin vaata seda. Või nagu alati võiks neid asju olla vaata rohkem, kui saad aru. Ma lugesin kunagi ammu ühte ülihuvitavat artiklit, mis räägib sellest, et selle pealkirja on vist, et instead of trying to find your passion, let your passion find you. Ja ma linkin selle artikli alla selle episoodi kirjeldustesse ka. Ja siis te saate seda ise ka lugeda. Ma võtsin ka sealt mingid mõtted kokku ja enne kui ma neid teile esitlen, teeme kiire pausi. Oh my god, ei, vale muusika läks. See ei olnud ju pausi muusika. Proovime uuesti. Teeme pausi. Oleme pausilt tagasi ja ma olen otsustanud loobuda prillidest, sest need vist peegeldavad. Ja Anna siin üritas prille ära võtta ja ta oli väga imestunud. Mis sind imestama paneb? Ma ei ole kunagi kandnud neid sinise valguse prille, sest et ma olen muidu lihtsalt ise prillikandja. Nii, ja kuidas ja mul ei ole sinise valgusega neid. Ja see on... Kõik on nii sinine. What? See on nagu filter. Oh, wow. Elu on nagu läbi roosade Enne kui ma palusin Annal soundcheckiga, ta hakkas laulma, ta mingi töökultuur. Ühesõnaga, ma lubasin, et ma räägin sellest artiklist nüüd edasi. Ma kirjutasin välja mõned põhimõtted, ma loen need ette ja siis sina kommenteeri ja siis kuulajad teie mõelge ja kommenteerige oma peas kaasa. Ühesõnaga, selle loo põhipoint seesnes selles, et see oma passioni leidmine ehk oma kire leidmine elus ei ole mingi maagiline asi, mis parandab kõik su probleemid ja mul on tunne, et natukene seda presenteeritakse nagu see oleks selline asi. Või kas see nagu, kui räägivad inimesed, kes teevad midagi, mida nad nii väga armastavad, siis nagu jääbki mulje, et siis sa ei pea nägema vaeva või siis on kõik nii lihtne või kõik on nii imeline või midagi sellist, kuigi nagu tegelikult see ei ole tõsi. Nagu jäetakse mulje, et ei ole enam mitte ühtegi nagu kurba päeva või et elu lihtsalt laheneb niimoodi nagu naksti, kui sa teed seda, mida sa armastad, aga tegelikult nagu ilmselgelt sa oled võib-olla, mitte võib-olla, vaid kindlasti rõõmsam ja su igapäevad on nii või? Mu aju lihtsalt on täna nagu kuskil, ma ei tea, mingi universumi teisel pool ei ole mingit sidet täna, vabandage. Aga et kõik su päevad? Et kõik su päevad on nagu ilmselgelt nagu toredamad, kui sa teed seda, mida sa armastad, aga see ei välista seda, et mõni päev on ikkagi raske või et sa ei tahaks nagu voodist välja tulla või midagi ennast. Ma nüüd üritan teha toortõlget otse siin saates, aga ma kirjutasin inglise keeles selle sealt artiklist välja. Aga ma mõtlen teisele välja, et mõned inimesed ütlevad, et et kui ma vaid leiaksin enda kireelus. Ja siis autor räägib, et et mis siis, et oletame, et sa leiad oma selle kireelus. Et kui sa oled idioot, siis sa oled lihtsalt idioot, kes teab, mis ta kirg on elus. Ja kui sa oled räige vinguja, siis sa oled räige vinguja, kellel on oma kirg leitud elus. Aga sa oled ikkagi räige vinguja ja idioot. Ja. Saad aru, mida ma mõtlen? Nagu, et kui sa oled õnnetu inimene või kui sa oled vaimselt puntras ja sa leiad oma kire, siis sa oled vaimselt puntras inimene koos kirega. Nagu minu meelest see representeerib täpselt seda mõtteviisi, et kui mul oleks see, kui ma saaksin selle, kui ma teeks selle ära, siis ma oleksin selline. Ei. Kui sa ei ole kohe praegu iseendaga rahul, siis sa ei ole ka rahul siis, kui sa teed need asjad ära või kui sa saad need asjad. Punkt. Period. No samas jällegi ma ei taha, et jääks nagu see mulje, et ma tahan öelda, et umbes see ei lahenda mitte midagi. Ma olen täiega leidnud, et nendel hetkedel, kus sa peadki tegema näiteks selle extra pushi, näiteks, mul tuli lihtsalt ette, kuidas ma olen rase kuskil haiglas ja pushin lihtsalt, aga kui sa peadki nagu selle ekstra pingutuse tegema, siis
kui sa teed midagi, mis sulle tegelikult, mille tegemist sa naudid, mis sulle meeldib, siis sul on endale kergem õigustada, miks sa seda teed. Näiteks ongi, kui sa õpid ülikoolis eriala, mis sulle meeldib ja sul on keeruline aeg ja raske aeg, siis sa saad endale põhjendada, et näed, ma olen siin erialal põhjusega ja mida vähem sulle see asi, mida sa teed tegelikult meeldib, seda raskem on seda põhjendada endale rasketel hetkedel. Ehk muidugi sellest on kasu, kui sa leiad midagi, mis sulle meeldib ja seal artiklis ka käsitletakse seda ja ta põhimõtteliselt ütlebki, kuidas see kirg ei ole nagu mingisugune asi, mingisugune punn, mida sa pead poppima ja siis see järsku tuleb, vaid see on meie kõigi alateaduses olemas ja sind ilmselgelt ju mingid asjad huvitavad või mingid asjad tõmbavad ja see ei ole nii, et sa pingsalt mõtled selle peale ja siis sa järsku avastad selle, vaid sa pead ennast järk-järgult expose ima erinevatele teemadele ja sealt tulebki nagu sisse raamatute lugemine, igasugste vaatamine, sisu tarbimine, kogu nagu see asi, ta seletab räigelt hästi selle asja lahti, nii et ma soovitan lugeda, aga ta point ongi see, et passion ei ole või nagu kirg ei ole mingisugune punn, mille sa leiad üles popid ja siis sealt tuleb kõik kirg välja, vaid ta on pigem intuitsioon, mis on su sees olemas, aga mille sa pead nagu järk-järgult üles leidma. Ja selles mõttes selles jutus nagu me ei välista seda, et kui sa lähedki oma ümber maailma reisile ja oled seal palil nagu, ma ei tea, paljud teised, eks ole, siis sa ei leia sealt oma kirge või see on täiesti võimalik, et leiad, ma ei tea, et sa saad suhelda mingisuguste välismaisete inimestega või ma ei tea, toita loomi või ma ei tea, olla mingi ahvikasvataja, vahet pole. Ahvikasvataja? Sellest esimene asi, mis sul paliga pähe tuli. Aga nagu jah, et lihtsalt, et asjad ei juhtu nii, et kui sa ütled, et kui ma leiaks, siis on kõik nii ja mul on tunne, et see on eelkõige just neile, kes võib-olla ongi otsustanud näiteks peale gümnaasiumi võtta selle aja iseendale, et sa nagu oskaksid ka siis ennast kuidagi õigesti häälestada. Et mitte, et ma nüüd istun ja kui ma nüüd homse päeva jooksul ei mõtle välja, mis mu kirg on elus, siis ma olen kuidagi halvem või ei saa hakkama, vaid vastupidi, et kasuta siis seda aega ära selleks, et sa suhtled. Minu meelest see erinevate inimestega suhtlemine on nii oluline. Suhtle inimestega, kellel on teistsugused perspektiivid, arvamused ja põhimõtted elust kui sinul endal ja ava ennast erinevatele teemadele ja siin tuleb minu meelest ka sisse see, et sa pead ka julgema katsetada erinevaid asju. Ja ma just tahtsin küsida, et mis sa üldse arvad sellega seonduvalt, et kas see kuidagi võib olla seotud mingisuguse hirmuga, võib olla mingi edukuse või nagu tuleviku suhtes? Ma arvan, et seal on mitu hirmu. Üks asi on see, et alati on hirmus katsetada uusi asju. Ilmselgelt. Sest seal on see hirm, et sa ebaõnnestud, mis on alati. Selle koha pealt on see, et mida vanemaks ma saan, see kõlab nagu ma oleks jube vana, hästi vana. Aga iga aastaga saan ma rohkem sellest aru, kui väärt on mingid kogemused. Ükskõik, kas sa õnnestusid või mitte, kui väärt need tutvused, see kogemus, need õppetunnid, mis sa saad selle asja kohta, mis sa saad iseenda kohta, kõik need on väärt seda. Ehk hirm ebaõnnestumise ees on selline asi, et temast tuleb lihtsalt üle olla. Ja leida ka võib-olla mugav asi, sa ei pea kohe hüppama pea ees mingi jääkülma vette, aga vaikselt nagu katsetada, proovida, nagu mitte edenda mugavustsooni. Aga teistpidi on seal kindlasti ka see hirm, et see esimene asi, mis sa teed, peab olema nagu see õige asi, et sa pead olema väga edukas selles, mida sa teed. Oh my god, ma kuskilt majusoppidest ma kuulasin mingit Logan Pauli podcasti, kus käis mingi Minecrafti British boy, mingi 17-aastane Minecrafti British boy, kes ütleb mingi innetiga asja peale, käis seal rääkimas, on ju, mingi suht siuke imelik jutt oli, aga ta rääkis seal, kuidas iga asjaga sa pead olema nagu õnnelik kõigepealt ja siis edukas ja sa ei saa olla, nagu sa ei saa seda vales järjekorras teha. Seepärast, et kui sa oled õnnelik ja sa näiteks ei jõua siin järgmise staadiumini, sa oma mõttes ei saa edukaks, siis nagu sulle jääb see, et sa oled ikkagi õnnelik. Võib-olla keegi reaalselt sai aru ka, mis poiss või mis episood see oli, aga ja mul ei ole kahjuks täpsemaid andmeid selle allika kohta. Ja reaalselt filosoofia 5000 nagu praegu. Aga sa mainisid midagi seoses oma potentsiaali täitmisega, mis ma täiega tahtsin, et sa sellest veel räägiksid, sest see nagu ta haakub sellega kokku, et kardetakse asju katsetada, kardetakse nagu ollagi, et okei, aga kuidas ma hakkan midagi tegema. Nagu just ka see, et sa oledki võib-olla harjunud lihtsalt asju õppima, aga sa tahakski nagu teha midagi või astuda see järgmine samm kuskil töö juures või kuskil, et jah. Ja see on täpselt vaata see, et mingites valdkondades sa saad või mingites asjades sa saad teha neid, ma ei tea, baby steps on ju, ja liikuda selle mingi suurema lõpu mingisuguse suure sammu poole on ju. Aga mingites asjades on kindlasti see, et
sa pead lihtsalt nagu alustama, lihtsalt nagu tee see samm ära ja nagu on kergem, sa saad vaata edasi liikuda ja lihtsalt nagu nii kuidagi ongi. Aga see teema, mis jah, nagu, mis sa just enne ütlesid, et haakub, on tegelikult see iseenda saboteerimine. Et sa nagu... See oli nii süke holistiku psühholoogi jutt, mis sul seal kirjas oli. Aga samas, no minu meelest see lihtsalt, see on tegelikult üli nagu loogiline, et ülitihti nagu, ma arvan, et tegelikult sa ka, mina teen seda tegelikult ülitihti, et sul ongi mingi tegelikult ülipalju mingit sükest nagu, ma ei tea, nagu häid asju, mida sul tegelikult meeldib teha, nagu mida sa pead kohe vaata hakkama tegema, aga sa oled mingi, et ma teen homme või mingi, et mul täna, ma ei tea, ma peaks vaatama endale mingi, ma ei tea, mingi uue tolmuimeja või mingi uut, ma ei tea, telefonikatet, mida iganes. Ja sa lükkad seda asja kogu aeg edasi. Ja seal tulebki nagu see küsimus, et kas sa lihtsalt nagu laiskled või sa päriselt nagu alateadvuslikult nagu... Alateadvuslikult nagu kardadki või nagu mitte isegi ei karda, vaid arvad, et sa ei ole väärt nagu olla edukas. Sest mul on süke tunne, et ma täna nagu ei oska nagu panna lauseid kokku, nagu täiesti mingi vormid puuduvad. Igatahes, aga... Hoiad iseennast tagasi. Jaa, täpselt. Et kui sa tunned või kui sa nagu teadvustad jällegi iseendale, et sul võib olla see probleem, siis mida nagu selles valdkonnas või olukorras sa saad teha, ongi see, et sa lihtsalt pead küsima endalt nagu, mida sa tegelikult kardad või et kas ongi see ebaõnnestumise hirm. Jällegi, ma tean, et ma ise räigelt alati kardan nagu ka ebaõnnestuda või mingi, et äkki midagi vaata, mingi läheb valesti. Aga samas ma alati mõtlen, et nagu miks? Vaata, mis tegelikult saab juhtuda? Okei, ma ei tea, inimesed naeravad sulle, no nagu nii naeravad, nagu kõik alati naeravad, no mis sa tahad? Mul on nii hea mõte siia juurde, ma ei sega vahel, aga ma lisan juurde. No sellises raamatus nagu 4-tunnine töönädal, millest ma siin episoodi lõpupoolega räigelt palju jahun veel. Seal on siis üks sükene mõte, mis eesti keeles on, et hirmust ülesaamine võrdub hirmu defineerimine, conquering fear equals defining fear. Ja ta mõtleb selle all seda, et kui sa suudad ära defineerida, mis see on, mida sa täpselt kardad, siis reeglina ja siis järgmise küsimuse küsida, et kui see asi ka juhtuks, siis kui kaua võtaks aega, et ma saaksin uuesti siia kohta, kus ma praegu olen või mida ma täpselt peaksin tegema, et tegelikult see olukord ära lahendada. Ehk näiteks ongi, oletame, et sul on olnud idee alustada oma firmat, on ju? Ja siis sa defineeridki oma hirmu ära, et ma kardan, et meie tooted ei osta keegi. Ja siis kui sa selle ära defineerid, siis sa saad aru, et okei, aga kui nii juhtubki, mis siis saab? No sa eeldusel muidugi, et sa ei võta alguses mingi mega suurt finantsilist riski, on ju, siis sa ütledki, et okei, aga siis ma lihtsalt alustan mingit uut asja või ma muudan mingit, ma ei tea, äriplaani. Isegi kui sa selle finantsilise riski võtad, siis ma ei tea, töötad veel mingi pool aastat ja saad selle summa tagasi, on ju. Või uurid kelleltki teised lihtsalt, mida nad teeks paremini. Ja nagu kui sa tegelikult lähed sinna sügavale, mis sind hoiab tagasi, siis sa saad aru, et see ei ole tegelikult midagi nii hullu. Nagu see on siuke ülipsühholoogiline asi minu. No jah, eks me jõuame selle pointini, et tegelikult kõik vastused on meis endis. Lihtsalt sobra veits sügavamalt ja leiad. Sobra veits sügavamalt ja leiad üles selle, mis sind tagasi hoiab elus. Võta vaata, lõika veits siit nagu lahti, veits tõmba üles, siis pane käsi. Siis veits... Sobrad siin, okei, see läheb nii imelikuks. Mõte, mis mul veel oli seoses sellega, ja tegelikult viimane mõte, mis võtab selle ühelt poolt laiskuse, teiselt poolt hirmu, kolmandalt poolelt kire otsimise teema kokku, on see, et tihti on ka minu meelest see olukord, kus sa oled harjunud nägema vaeva harjumusest. See on siis see, mida kool sulle õpetab, mis ühelt poolt on väga kasulik. Eelmise episoodis me rääkisime pikalt sellest kooli teemast, aga minu meelest see, kuidas kool õpetab sind nägema vaeva ja pingutama, see on kasulik, sest seda läheb elus vaja. Ja mul ongi tunne, et üks mõte veel, et kui on nagu inimesi, kes arvavad, et siis, kui sa selle oma passioni leiad, sa ei pea pingutama enam, aga sa pingutad reeglina veelgi rohkem, sest kui sulle see päriselt meeldib, sa tahad veel paremini asju teha. Sa tahad paremaks saada lihtsalt. Ja aga see esialgne mõte, mis mul oligi, oli, et kui inimesed, nagu neid ongi õpetanud nägema vaeva, aga mitte endale välja mõtlema, mille jaoks sa seda vaeva näed, siis oleksegi see, et sa tuled gümnaasiumist välja, siis ei julge seda vaba aastat mõtta, et mõelda välja, mida sa elus üldsegi nagu, mis sind tõmbab, mis sind huvitab, siis sa lähedki õppima mingit
mingid eriala, mis sind näiteks nii väga tegelikult ei huvita, lihtsalt selleks, et sa tead, et sa pead nägema vaeva. Ja tihti selle vaeva nägemisega tuleb ka see, et ma pean olema edukas. Ehk ma lähen õpin mingit eriala, mis nagu, ma ei tea, praegu on selline valdkond mingi väga populaarne või mingit sellist asja sa lähed õppima lihtsalt sellepärast, et sul on programmeeritud siis, et sa pead nägema vaeva. Ehk nagu minu meelest see vaeva nägemine ilma eesmärgita on täiesti tühi lihtsalt. Jaa. Muidugi on kindlasti olukordi, kus see ei ole tõsi ja see nagu kõik tegelikult lõpuni täiega oleneb olukorrast, aga minu meelest nagu mida selgemini on sulle ära defineeritud, miks sa teed, mida sa teed, siis seda lihtsam sul on seda teha. Ja selle definitsiooni all, nagu näiteks, kui ma räägingi enda näitel, minu jaoks see definitsioon ei ole mingi, ma tahan saada 1 miljon subscriberit, on ja see ei ole midagi konkreetset, vaid see on pigem see, et mulle meeldib sisu toota, mulle meeldib inimestega suhelda läbi interneti ja mulle meeldib see valdkond. Ja sellest piisab mulle, et iga kord, kui mul on kirjutada mingi nõme referaat või kui me sätime siin neid podcasti tehnilisi asju, mul viskab kopa räigelt ette, sellest piisab mulle, et tuletada meelde, miks ma teen, mida ma teen. Jah. Nõustud muga? Jaa, ei ma nõustun, lihtsalt minu meelest nagu on ka täpselt see, nagu see mõtlemine, et et ma näen vaeva ainult selleks, et saada edukaks, on nii nagu kuidagi vana vaata mõtteviis või nagu vana aeg, et siis ei olnudki vaata, jah, täpselt, ei olnudki nagu võib-olla mingi teisi võimalusi, aga hetkel me elamegi maailmas vaata, kus reaalselt on kõik võimalik. Nagu kui sa tahad, sa reaalselt saad nagu kosmosesse lennata nagu mida, nagu sky is not the limit, vaata, nagu enam. Ehk siis nagu sul on nii suur valik asju, mida teha, sa ei pea jääma rassegi Eestisse, sa saad reaalselt nagu ükskõik kuhu minna ja teha ükskõik mida, nii et nagu miks sa pead valima selle tee, okei, nüüd ma mingi ätäkkisin lihtsalt. Aga see on väga, ma just tahan öelda, et see on nii on noot, millele pausile minna, et miks sa pead valima selle tee, mis on turvaline ja mis võib-olla ei ole sulle kõige südamelähedasem. No see ei olegi, sest ma ei usu, et see on üldse kellelegi südamelähedane, et sa lihtsalt teed midagi selleks, et lihtsalt jõuda kuhugi. Ja siit selle teesi pealt lähmegi pausile. Mõelge. Jälle ma panen vale heli. Ja taega. Oleme tagasi ja ma peaaegu unustasin meie hääled sisse lülitada, nii et meie podcasti hääled on nüüd jälle, meil on jälle hääl antud. Aitäh teile. Aga tead, et kui sa tahad rääkida, on ju, räägi midagi. Ja. Siin ma saan su häälelist välja lülitada. Mul on kogu võim su hääle üle. Ja minul on sinu. You wish. Thank you. Ühesõnaga, püsime nüüd teemas. Millest me tahtsime 3. rubriigis rääkida? Ma tean millest. Me tahtsime rääkida sellest, kuidas ikkagi kõik asjad ulatuvad meie esivanemateni. Vanemite. Ja kuidas see, et me oleme harjunud nägema vaeva lihtsalt selleks, et näha vaeva, tuleneb tegelikult ka natukene sellest, millisel ajal meie vanemad elasid ja kuidas nagu kodudes asjad on. Mu peres on täiega see, et no mu isa on täielik selles mõttes maailmapäästja või nagu ta on täpselt see inimene, kes alati soovib, et nagu kõigil teistel oleks kõik olemas ja nagu ta ise nagu comes last to himself, vaata, kus saad aru. Et nagu peaasi, et kõik teised on nagu korras, et kõik teised saavad oma asjad, vahet pole mis või kuidas nagu selles mõttes endal on. Või noh, ilmselgelt mitte, et ei ole vahet, vaid et ongi lihtsalt, et mitte nii oluline, I guess. Ja see on alati ülikurb, sest et mul on alati nagu ülikahju sellistest inimestest, kuna nad väärivad tegelikult kõike, vaata, samamoodi. Mul on alati siukene vastuolu mu peas, et ühelt poolt ma nagu vaatangi oma mingeid vanemaid on, siis ma vaatangi, et issand, et umbes nähakse nii palju vaeva, aga nagu for what, vaata, et nagu mille jaoks. Ja teistpidi ma olen nagu, Maria, sa oled nii noor ja naiivne, kui sul kunagi on 3 last, siis nagu sul ongi vaja nii palju tööd teha ja nii palju vaeva näha. Ja sealt tuleb nagu meeletu hirm selle ees, et mul pole piisavalt raha, et oma lastel elu issand, mis see sõna on, elu nagu võimaldada, mis on väga dark hirm, sest sellest ei saa nagu väga kergelt üle, ka sest sa endale väga midagi öelda, et see hirm üle läheks. Aga teistpidi ma nagu natuke ka usun seda, et ajad nagu osaliselt ikkagi on muutumas ja neid võimalusi tänapäeval nagu näiteks elatada ennast ära digitaalses maailmas, neid võimalusi on tegelikult nii palju rohkem, kui neid varem oli. No ma olen selles mõttes täiega nagu vastupidine inimene, et ma
ma olen kuidagi suutnud ennast, ma arvan, viimaste aastate jooksul nii nagu ümber programmeerida, et ma reaalselt nagu, ma olen ülilaisk, ma ütlen kohe ausalt ära, ma reaalselt nagu, minu jaoks on pigem see, et see elustiil üli kuidagi korrektne, et miinimum on alati maksimum ja nagu that's it ja ma ei muretse või no ma ei mõtle asjadest ette, mul on selles mõttes, mul on väga suured nagu unistused ja väga suured eesmärgid, no, aga ma selles mõttes ma ei kahtle, et ma jõuan nendeni, ehk siis ongi see, et see, kuidas ma praegu, ma ei tea, tegutsen või need asjad, mida ma hetkel teen, ma ei ole kunagi nagu, et et mingi, et siukse tempoga ma küll kuhugi jõuan, vahet pole, kuidagi ma ikka jõuan, nagu ma ei muretse mitte kunagi selle pärast. Siin tekkis nii hea sild sellesse mõtteviisi, mis ma eeldan, et sul kunagi oli, mis oli see hirm, et mul ei ole piisavalt aega maailmas kõik oma eesmärk ära täita. Mis on minu meelest nüüd see teine äärmus, neid inimesi, kes panevadki meeleheitlikult eesmärke, seavad täiega palju mingeid ootusi iseendale ja siis elavad selles hirmus, et nad ei suuda neid ära täita. Ja nüüd kõik järgnevad asjad on osaliselt süke workaholikute rubriik, aga ülipaljud põhimõtted käituvad või nagu käivad ka neile või nagu võivad aidata ka neid, kes ongi näiteks nagu sina praegu, et sa oledki ülilaisk, aga see ei tähenda, et sul ei oleks nagu, see ei ole selles mõttes laisk, et sa ei taha mitte midagi teha, vaid sellist ei viitsi nagu liigselt pingutada, mis on ülimõistlik minu meelest. See on smart laisk, ma kutsun seda niimoodi. See on see work smart, not hard. Jaa, täpselt. Kas ma mitte isegi ei pannud seda oma gümnaasiumi lõpu raamatu selleks nagu tsitaadiks? Null ideed. Sellepärast, et see on, ma olen selle tsitaadi peale nii palju mõelnud, see on ülihea. See on reaalselt, see on nagu kõige, ma arvan, korrektsem asi siin mula peal, nagu sa ei pea reaalselt, või nagu praeguse ajastu puhul kindlasti. Nagu kui kunagi oligi, nagu juba mingi miljon korda oleme rääkinud, et sa reaalselt peadki nagu näitama, kui tugev sa oled ja kui palju sa jaksad, siis praegu on täpselt see, et nagu lihtsalt kasuta veits oma ajusid ja sa oled juba eespool teistest. Siinkohal mul on ülihea raamatusoovitus, mille ma toon kohe siia, et teile seda näidata. Räägi mõni nali nii kaua inimestele. Hakkab pihta jälle see naljalugu nagu. No Maria juba jõudis tagasi, nii et ma kahjuks ei jõudnud. Sa jõudsid ühe korra ohata selle ajal, kui ma raamatu tõin. Ja ma just tatistasin selle puldi peale, seda ei juhtunud. Kõik, see läks kõik katki. Kõik, me peame uuesti alustama. Ühesõnaga, minu raamatusoovitus, kõik, kes siis visuaaliga vaatavad, te näete. The 4-Hour Work Week by Tim Ferriss. Ehk eesti keeles Tim Ferrissi raamat 4-tunnine töönädal. Peatume korraks sellel teosel. Kas sa saad aru, et ma tahtsin õpetaja olla kunagi? Peatume korraks sellel teosel. Ma tahtsin ka kunagi olla. Päriselt või? Aga ma tahtsin olla see veits nagu see nagu õpetaja, kes paneb vaata kahtasid järgi. See oli kuidagi mu desire, et nagu karistada lapsi, ma ei tea miks. Appi! Dark desire. Ja mul on sellega seoses üks veits naljakas lugu. Mu kõik tuttavad on ilmselt mingi 97 korda kuulnud, aga ma tahtsin täiega ükskord oma vanaema enda nagu õpilaseks võtta. Ja tol ajal ta ei osanud väga hästi eesti keelt, ehk siis mul oli ilmselgelt eelis, et ta peale karjuda nagu õpetajana ja ta istus sükse väikse laua peal, mis oli süke, oligi reaalselt üliväike ja ta nagu, ma ütlesin talle et ta ei oska üldse nagu mingit, ma ei mäleta mingit lauset koostada või mingi see asi oli valesti või mida iganes. Ja ta nagu läks nii kurvaks ja nagu ehmus nii väga see peale, et ma nii kuride peale, ta kukkus sealt lauast läbi. Mida? Ja siis ta jäi sinna niimoodi kinni, et ta ei saanud sealt välja ja siis mu isa tuli hiljem koju ja siis pidi ta välja aitama. See on süke lugu. Minu pere uudised. Sa tahad öelda mulle, et sa tahtsid olla õpetaja nii väga, et sa panid oma vahese vanaema väikse laua peal istuma. Karjusid ta peale. Sest ta ei osanud eesti keelt, sest ma eeldan, et ta on venelane tegelikult. Yeah, ta on ukrainlane isegi. Ukrainlane, yeah. Seda enam. Ja ta ei osanud eesti keelt, siis sa karjusid ta peale ja siis ta muutus nii kurvaks. Ei nagu ta oli mingi, et mida ma siis tegema peaks ja siis... Kas sa tahad, et see kurbus pani ta sealt lauast läbi kukkuma? No ma ei tea, midagi igatahes pani ta sealt lauast läbi, võib-olla oli see midagi muud. Ja ta kukkus lauast läbi. Nagu ta jäi sinna lauda niimoodi jalad üle selle ääre, vaata ja käed ka rippuma. Ehk siis minust õpetajat ei saa nii, et need on nagu väiksed lapsed vetsupoti veel, vaata, kui nad lasevad ennast või seal nagu kiiges, vaata, tead, kui sa jääd vaata kinni, nagu täpselt süke vibe. Aga okei, see selleks. Kui meeleolukas lugu siia.
igal juhul see raamat on täiega palju vastastikke arvamusi saanud, vastuolulisi arvamusi ja see kirjutati siis nagu sellel, mis aastal see kirjutati? 2009 äkki. Arvad või? Minu arust, kui ma lugesin seda, siis seal oli, et 2009, siis ma mõtlesingi veel, et see on tegelikult 2007. 2009, see on sorry, ma ei näinud. Põhimõtteliselt majanduskriisi ajal, mis oli 2008. No päris enne seda peale seda. Ja see aeg oligi umbes nagu see aeg, et davai, investeeri kõik oma asjad umbes ära ja blablabla. Ja nagu üldiselt see raamat kuidagi natuke eeldab, et sulle ei meeldi see, mis sa oma tööna teed, mis nagu minu jaoks on veidika vastuoluline ja selle raamatu puhul nagu, ta ei olnud siuke raamat, et kõik, mis siin raamatus öeldud on tõde. Sest väga palju asju oli, millega ma ei nõustunud, aga üks asi, millest ta rääkis suurepäraselt, oli nagu töö tegemisse suhtumine. Ja ma kirjutasin siit mitu erinevaid mõtteid välja, lihtsalt, et asi kokku võtta. Ja üks esimene mõte, mis mul pähe jäi, oli, et nagu focus on being productive instead of busy. Ehk keskendu sellele, et sa päriselt teed midagi ära, mitte lihtsalt, et sa teed midagi. Mis on minu meelest täiega see hustle kultuuri nagu üks tunnuseid, et sa pead 24/7 tegema midagi. Sa pead olema sul peab olema kogu aeg kiire ja sa pead kogu aeg täiega hustlema, aga nagu keegi ei keskendu sellele, mida sa päriselt tehtud saad sellega. Ta süveneb sellesse nii pikalt, mulle nagu nii meeldis see, kuidas ta kogu seda asja seal nagu käsitles ja seda, kuidas sa peaksid endalt nagu iga päev vähemalt korra küsima. Nagu seal oligi siuke lause, et alustama päeva nii või harju endalt küsima seda, et kui see on ainus asi, mis ma täna ära teen, kas ma olen rahul oma päevaga? Vaata, minu meelest see teema on ka veits nagu täiega siuke, mis võib minna ülivastuoluliseks, sellepärast, et on vahe, kas sa teed ära midagi, mis toob sulle tegelikult ka kasu või sa teed lihtsalt midagi ära selleks, et midagi ära teha. Ja kas see ongi selle point? Ehk nagu selle alustama päeva selle küsimusega, selle mõte ongi, et alusta sellest asjast, mis on kas näiteks see asi, mida sa tahad kõige rohkem teha või vahel ka see asi, mis sa võib-olla ei tahagi rohkem teha, aga sa tead, et ta toob selle kasu, mida sa tegelikult tahad. Saad aru, mida ma mõtlen? Näiteks sul ongi terve päev erinevaid kooli asju. Alusta sellest kõige keerulisemast. Alusta sellest, mis sa tead, et toob sulle kõige rohkem nagu kergendust. Ehk minu jaoks on nagu tööalaliselt nii palju aidanud, sest nendel päevadel, kus mul ei olegi asju, mis on nagu kella aja peale kiired, ma alustan alati sellest asjast, et kui ma kasvõi teen ainult selle ära, ma olen rahul. Ja see on nagu siuke mindset, mis aitas nagu nii palju muuta minu seda nagu, ma ei tea, mis on nagu busy tõlge eesti keelde, et nagu produktiivsus on see, kui sa nagu päriselt teed midagi ära, aga nagu hõivatud nagu, ja see, et sa ei ole lihtsalt hõivatud, vaid sa nagu päriselt saad asju tehtud ka. Ja mina olen see, kes on alati kulutanud liiga palju aega planeerimisele, selle asemel, et asju päriselt teha ja see aitas mul täiega sellest mõtteviisist ka välja saada. Ja siia nagu otsa, need kõik haakuvad omavahel nii hästi, aga kui ma ütlesingi, et tee ära see üks asi, mis nagu toob sulle selle enamuse rõõmust, on ju, enamiku rõõmust, siis ta räägib seal nagu, ma ei tea, kuidas seda öelda, nagu näed, sa lugesid Paretos law. Okay. Või nagu mingisugune reegel, ma panen selle nime siia, kui ma leian, mis see nagu eesti keeles on. Aga selle mõte on, et 80% tulemustest sõltuvad 20% nagu inputist. Üliraske on seda universaalselt mõista, ma tõin paar näidet, aga 20% riike, no väga laias laastus, hoiavad enda käes umbes, ma ei tea, 80% raha või et eelarvest 20% mingitest kategooriatest kulutavad 80% raha või näiteks 20% su kodutöödest tegelikult lahendavad 80% su muresid või 20% su stressiallikatest tekitavad sulle 80% su stressist. Kas saad aru, mida ma mõtlen? Yeah. Iga asjaga on tegelikult paar key asja, millest alustades teed sa oma elu nii palju lihtsamaks. Ja nagu kogu raamatu vältajate kogu aeg räägibki, et sa peaksid seda 80-20 analüüsi igas valdkonnas kogu aeg tegema. Ehk nagu mis on näiteks, ma ei tea, meie podcasti puhul 20% nendest asjadest, mis tekitavad meile 80% probleeme, ilmselgelt näiteks tehnika on ju. Või mingi, ma ei tea, ajaplaneerimine. Ja nagu seda saab, kui sa hakkad mõtlema, seda saab igal eluvaldkonnale nagu panna. Ja ma soovitan seda guugeldada ka, kui meie seletusi nagu jäi nagu imelikuks. Mm-hmm. Mis sa sellest arvad? Sellest 80-20 asjast? Ta on siuke, nagu ma usun, et ta nagu töötab.
kindlasti nagu, kas sa ise oled teda katsetanud või sa kuuled, sa oled ju raamatut lugenud? Ma ei ole, ma olen alustanud ja, aga ma ei ole hetkel lõpetanud, ma just alustasin mingi paar nädalat tagasi. Aga ma ei ole proovinud seda või nagu ma ei ole sellega kuidagi jah, nii-öelda sina peal võib-olla hetkel. Aga kusjuures ma olen palju kuulnud, et just selle raamatuga ei olda sina peal väga või näiteks ma tean, et Marti luges ka hiljuti seda, et ütles, et tema jaoks ei olnud seal midagi nii, nii. Et seal ei olnud tema jaoks midagi nii uut. Ehk nagu täiega ma soovitan, kui see raamat võtta ette, lugeda teda ülikriitiliselt, ehk on mingi pealtükk, mis sul on tunne, et sind ei kõneta, lihtsalt skip'i see. Nagu mul ongi siin mingid teatud osad, 20% sellest raamatust, mis toob mulle 80% minu knowledge'it tegelikult. Nii et ma ikkagi soovitan täiega pilgu peale visata. Ei, see on hea raamat, ta on kindlasti nagu kasulik lugemine ja ta on väga nagu lihtne, vaata, süge lihtne keel, selles mõttes ei ole väga keerulist nagu mingite sõnade, et peaks mingi ma ei tea, piibli ette võtma vaata kõrvale, et mingit sükest asja ei ole ja kusjuures ma tegelikult soovitaks lihtsalt Tim Ferrise näiteks YouTube'i videosid ka vaadata. Need on nagu, ta on väga selles mõttes, ma ütleks nii, et suht ikkagi äärmuslik inimene, nagu tegelikult ta ei ole süke väga kuskil keskel, aga mulle tundub, et ta on täpselt süke äärmus, kelle nagu vaated sobivad kõikidele nagu mingid vaated sobivad kõikidele inimestele. Et tal on väga nagu siuksed spetsiifilised viisid, kuidas ta mida teeb. Näiteks väga hea oli minu arust see minu enda välja mõeldud sõna žurnaleerimise ehk siis journalimise video. Ta seletas seal päris hästi ja Maria vist on jaganud ka seda oma storydes seda morning routine'i mingi habitite asja, nii et need on selles mõttes nagu tõesti ja nagu hästi kasulikud videod ja kui on vähegi, ma ei tea, sükest võta nüüd oma elu kokku vibe'i, siis do it. Ja minu meelest ma kuskil stories rääkisin ka, kuidas ta seletabki kirjutamise nagu benefiti, nagu lihtsalt kirjutamise, kõike seda. Ja lihtsalt kaks asja, mis ma tahtsin veel sellest raamatust välja tuua, kaks põhimõtet oli, et ülikasulik on keskenduda oma tugevustele, mitte üritada parandada oma nõrkusi. Mis tegelikult nagu see on nii loomulik üritada ennast saada paremaks asjades, mida sa ei oska. Aga kui palju tegelikult jätkusuutlik oma lihtsalt keskenduda sellele, mis sul tuleb välja? See on üli nagu hea point, kus sa ei mõtle selle peale nagu igapäevaselt, aga tegelikult sa peaksid. Ja siis üks asi, millest ma rääkisin selle podcasti 3. hooaja esimeses osas, oligi ka see, et iga breakdown on tegelikult breakthrough või et nagu õpi endalt küsima seda. Are you having a breakdown or a breakthrough? Sellise põhimõtte, sellest me ka rääkisime juba pikalt, aga need on kõik sealt raamatust pärit, nii et see soovitus on suurepärane ja ma arvan, et selle soovituse koha pealt ongi õige hetk pausile minna. Jep. No paned halde heli siis või ei pane? Ja oleme pausilt tagasi, räägin nagu tõeline raadiosaate host ja ma just rääkisin, et ma olen nii pikalt rääkinud, sest ma otsisin need soovitused välja, sest nagu see on selline teema, mille kohta mul lihtsalt, ma olen nii palju lugenud, mulle nii väga meeldib see, nii et ma toon ühe väikese mõtte siia veel ja kõik ülejäänud artiklid ma lingin alla. Aga üks selline artikkel, mis ma leidsin, oli Kaidi Ruusalepa oma aga nagu see ilmuski nagu tema artiklina, aga tal mõtted olid omakord ühest teisest artiklist ja see teine artikkel, see oli artikkel, millele kõik pääsevad ligi, selle ma lingingi alla ja seal oli nagu põhimõtteliselt selline, ma loen lihtsalt ette ja siis arutame, mis me sellest arvame. Davai. Tulevikuga tegelemiseks tuleb võtta aega isegi siis, kui hetkel on palju olulisemaid tegevusi ja isegi kui praegu ei too su tulevikku suunatud tegevus mingit otsest ja kohest kasu. Teisisõnu, ja siit tuleb see raskem osa, kui tahta olla produktiivne, tuleb leida aega tegeleda asjadega, mis tunduvad kohutavalt ebaproduktiivsed. Ja siia otsa kohe üks teine mõte veel. Tuleb tegeleda sellega, mis aitab tulevikus muutuda oma tuleviku minaks. Kui tippjuhi põhitegevus on e-kirjade kirjutamine, siis saab temast tulevikus parim e-kirjade kirjutaja. Või kui kogu su aeg lahendatakse, või kui kogu aeg lahendatakse jooksvaid küsimusi, siis on meil tulevikus suurepärane jooksvate otsuste tegija. Nagu, miks need mind nii väga kõnetasid, oligi eelkõige just see, et oleme alguses siis pead tegema ebaproduktiivseid asju, et olla produktiivne, on ju. Näiteks journalimisega, näiteks hommikuti kirjutamisega, see, et sa võtad hommikul 15 minutit, et kirjutada selleks, et sa suudaksid paremini asju hallata. See tundub sellel hetkel ebaproduktiivne, kui sul on kiire hommik. Kas sul on ka samad tunnet olnud? Jaa, on küll. Ja siis on see, et nagu sa pead võtma selle aja ja sa pead mõistusega aru saama, et sa teed midagi ebaproduktiivset selleks, et tegelikult olla produktiivne.
kõnetab sind see? Jah. Sa võid öelda ka ei. Ei, mitte, see ei ole nagu ei, vaid ma mõtlen, et nagu see pigem jah, ma ei oska kuidagi kokku panna mingit enda näidet, jah. No aga siis me võib-olla ei peagi näidet tooma, vaid kõik saavad seda nii-öelda mõtet ise seedida ja minu meelest see oli lihtsalt nii hea näide, kuidas nagu, et kui sa kogu oma aja kulutad e-kirjadele, siis sa oledki hea e-kirjades. Ja nagu see on täiega, no see on muidugi samm edasi, aga see on minu meelest täiega neile, kes teevad mingeid oma projekte, oma ettevõtteid ja igast selliseid asju, siis see on täpselt see, et õigel ajal sa pead ka ülesandeid tegelikult ära andma. Et selleks, et sa saaksid keskenduda sellele, millest sa päriselt tahad hea olla. Ja ongi, et iga sellise igava mingisuguse kas e-kirja saatmise või mingisuguse sellise võib-olla tehnilise asja eest ma proovin alati teha ka midagi sisulisemat, et ma nagu arendaksin mõlemat poolt endas. Ma olen täpselt see inimene, kes nagu saadab palju e-kirju. No seda ka, aga ma olen täpselt see inimene, kes arvab, et vahepeal produktiivne olemine tähendab ka seda, et sa ei tee mitte midagi. Jaa. Sellepärast, et nagu alati kuidagi seostatakse seda, et et sa oled produktiivne ja sa oled tubli, sa tegeled tulevikuga, kui sa tegeled mingite asjadega, ma ei tea, kas siis need on, ma ei tea, ebaproduktiivsed asjad on ju, mingid asjad, mida, e-kirjad, mingid asjad, mida sa võib-olla, ma ei tea, tahad teha, ei taha teha, aga tegelikult nagu, ma lihtsalt mõtlen nagu inimese perspektiivist, kes on võib-olla praegusel hetkel näiteks ta ongi juba mingi, ma olen nii väsinud kõigest, ma reaalselt, ma tahaks lihtsalt, et nagu tuleks mingi lahendus. Ja siis ta loeb veel sukest nagu artiklit, kus ongi mingi, et hakka tegelema iseenda tuleviku mingi mina heaks, on ju. Siis sa lihtsalt loed ja saad nagu võib-olla ma tõin 2 mõtet välja, mis nagu sul seda kogu artikli konteksti pole, aga kogu selle artikli kontekst oligi, et õigel hetkel puhkamine on produktiivne. Sest sellel hetkel sa annad endale võimaluse taastuda ja siis sa suudad olla nagu pärast teha nii-öelda neid töökamaid asju. Anna mulle 1 sekund, ma korraks ostsin selle artikli üles. Ja ma võin seni kaua seletada siin midagi. Aga selles mõttes nagu absoluutselt mu point ei olegi seda mingi maha teha või mida iganes, eks ole. Et see on nagu väga õige, sa peadki tegelema iseenda mingi tuleviku vaata heaks ja kõike, aga lihtsalt vahepeal ongi see, et kui sa tunned, et reaalselt nagu, no vabandust, aga kõik on reaalselt, ma ei tea, metsas ja sa oled lihtsalt täiesti läbi põlend hädas omadega, ma ei tea, surnud seespoolt, eks ole, siis isegi puhkus, vaata, ei ole see, mida sa tegelikult tahad, vaid sa reaalselt tahad lihtsalt vedeleda, olla telefonis, vaadata YouTube'i, vaadata TikTok'i ja nagu selline lihtsalt olemine on nagu tegelikult ka iseenda heaks tegutsemine. Ja selle nagu artikli autor, mida siis mina lugesin, mis on tasuline, seepärast ma loen ka selle ette, seal lõpus ta ütlebki, et nagu autor mina vormis, et olen kuulutanud molutamise, kuidas hääldad seda? Molutamise iseenda jaoks lubatuks. Seepärast sest pärast laiutab mu sees uus värskus, tühi ruum ja pikk pilt, mille pinnalt jälle uut rida müürile laduma hakata. Ja tegelikult on veel üks artikkel, millesse ma ei jõua põhjalikult kahjuks süveneda, kus siis Tõnu Lehtsaar, kes on ka suhtlemise psühholoog, räägib puhkamisvõimetuse sündroomist. Selles, kuidas sa ei suuda puhata ja selles, kuidas tegelikult puhkamine on, ta toob siin näite, et reisimise olemus ei ole otseselt see, et mida sa seal sihtkohas teed, vaid selle mõte on see, et sa tuled koju tagasi ja näed nagu iseennast ja oma elu teistmoodi, on ju. Ja siis ta toob näite, et sama asi on ka puhkamisega, sellepärast, et nagu sa lähed, sa oled eemal, sa laed oma patareisid, sa puhkad, ükskõik kuidas see sinu jaoks välja ei näe ja siis sa tuled tagasi justkui nagu sellesse töömaailma ja vaatad kõike teise pilguga. Vaata sellega, ja see puhkamisega on minu arust täpselt see, et on 2 varianti. Kas sa lülitadki ennast täiesti välja, sa oledki nagu ma nüüd puhkan, ma ongi laen patareisid, on ju, ma tulen tagasi värskena või enne seda, kui see puhkus jõuab alata, sa oled juba nagu oi jumal, et ma reaalselt ju pärast puhkust pean tööle tagasi tulema ja sa mõtled terve see puhkusaeg, et ma pean varsti tööd hakkama tegema, vaata. Yeah. Et see on nagu 2 mega suurt vahet ja nagu ma olen nii palju olnud selles positsioonis, kus ma olen see nagu teine variant, kes on mingi, et et pekki, et ma pean ju kohe varsti vaata tööle tagasi minema. Jaa.
Nad käsitlevad seda mõlemas artiklis ka, nii et hea, ma saadan need sulle ka, mul on tunne, sest ma need soovitused lisasin täna hommikul meie skripti, aga igal juhul need on täiega väärt lugemist neile, keda siis huvitab. Jep. Aga meil oli nii tore vestlus täna, aitäh sulle! Suht huvitav ajuline ragistamine oli tõesti. Minu meelest on täpselt siuke asi, et sa hakkad nagu rääkima ühest asjast ja sa nagu selles valdkonnas sa jõuad teisse asja lihtsalt välja, sest need kõik on omavahel seotud. See töötamine, puhkamine, mindset, vaimne tervis, need on kõik omavahel ühes suures puntras, aga vahel tulebki seda pundart veits lahti arutada. Ja sellega mingeid vigureid visata. Jaa. Kas sul on kuulajatele mingi lõpu tees? See on muus lemmiksõna, tees. Puhake ja puhake produktiivselt. Produktiivselt puhkamine ongi see, et sa ei tee mitte midagi, sa lülitad ennast välja ja sa keskendud ainult sellele, et sa pead ennast välja puhkama ja olema lihtsalt uus, värske, puhas sina. Ja ärge stressake liiga palju siis selle passion leidmise pärast ka, sest nagu me ka kõik nüüd teame, see on osaliselt natukene bullshit ja seda ei tasuks liiga palju suruda. Ehk siis lihtsalt katsetage erinevaid asju, me vist rääkisime täpselt sama asja eelmine episood ka. Katsetage erinevaid asju, suhelge erinevate inimestega, ma ei tea, lihtsalt... Olge lahedad! Yeah. Kuuleme järgmisel kolmapäeval. Head aega!